See oli tänavu suvi, kui ilmad kangest kuumad olid ja ma ühe päeva medelsi konsumitrepist üles läksi. Üks tüdruk läks ka mu ees ja tal oli selgas. Ma pole aru saanud, oli tal midagi selgas ka, sest ahtrilauad olid nõnda paljad, et kaared üsna paistsid. Ja mool vedas illuminaatorid uduseks ja kui poleks Juhaned olnud, oleks ma 3 päeva teedmata kadunud olnud. Juhan on mu naabrimees ja sõbramees ning me ei olnud taaga palju seeduse vastu võtnud ja kui vanamoro lautast tulnud ning medel peale sattunud, siis jääb mida teise lugemise jaoks ka, kui sa must õigesti aru saad. Ja ma võin täiesti ütelda, et kui Riigikogu mehed oleks mede parandust kinnitanud, siis ei oleks medel Euroopa Liitu mitte taris minna olnudki, nad oleks ise siia tulnud. Vaata, Juhan on eluaeg masinate mees olnud ja ta muistab nii peenikest tööd tehja, et pöledas ühe korra keik oma tööriistatee, sennepärast, et nii peenikest tööd, mis ta tehja oskas, enam lihtsalt ei olnud. Juhan ütles mulle, et taast on ainult üks mees kangem, see on Presevalski, see tegi hobuse valmis ja tal pole see veel õnnestunud. Juhan tahtis 15-aastaselt merel minna ja isa ütles tal sedasi. Sina kuule, mis sulle räägitakse ja ei hakka oma männikud vahel toppima. Kui pantakse palju purju või parras vahel vett rüipab, sina tee, mis kästakse, kui sa üldse meheks tahad saada. Noh, läksid siis merele välja, tuul oli vähe vastaline ka, mehed maitsest õlut ja jõudsid ummikuks muhu seanenale vaatavad mats kadunud. Hakkavad otsima, ei matsi mitte kuskis pool. Küsivad siis Juhane käest, et ega sa pole matsi näinud. Juhan vastane, mats läks juba eile õhtu üle pardanat vesi veras. Ei, miks sa pole ütlenud? Aga siis kõike tühja asja sa jälle taga rääkida, mis merel juhtub. Teed sa, Juhanil on kalloosist preemiaks saadud sapaga siiamaani autode kirjas. See on tal vähe ise moodi ka. 6. korraga läheb see võtmest käima. Peale 3. käiku, mitte midagi muud käiku ei ole. Ja kui Juhan tahab auto seisma jätta, siis ta tõmbab nöörist, kapot läheb lahti ja motor sureb välja. Ning tagumist klaasid on tal ka toonid, neo veneerist ja autovärvi orantsid. Ja kui noored mehed siik eksivad, kui mõtme sekundiga 0-100 läheb, siis Juhanil asi klaar. Kui ta laupäevomiga auto käima saab, siis on pühapäevaks 60 sees. Ja pidurid on tal ka mehaanilist. Käsipiduri koha peale on vana kajutoru jupp keevitat, sennel on venn ka külges ja et Juhan inseneri mõtlemisega meeso, siis on tal see kadervärk sedamoodi tehet, et pidurdamise jauks peab venna alla suruma. Nõnda, et auto põhjast läheb kõvasilammega 10 sentimeetrit jäme metalljuragas vasta maad, asfaldi peale jääb sennemoodi ka laus tuli auto alt välja käima ja küla vahel jääb jälle sõsune kraav maha, just kui elektrimehed hakkaks uut kaabelt maasesse panema. Näe, ühe korra läks asi vähe nihu ka. Juhan pidi äkiste pidurit muljuma, sest endine kalloosi aseesimees jäi talle purjuspäega ratta selges hede. Juhan rudjuski täie jõugu pumba peale, käis ermus raks ja Juhan istus keset teed maas, sest ta pidurdamise süsteem oli koos taga auto külgest lahti murdnud. Auto ise läks oma pead veel 100 meetrit ennem kui Kopli värava taga seisma jäi. Õnneks ei juhtunud mida tullu, sest aseesimees oli tükimaad ennem rugipõldu kukkunud, kui auto taguotest läbi oleks jõudnud minna. A peale seda Juhan enam pidurid ei pane. Senne asemel teeb ta rooli taga nii ermus teelt, et kinnel vähegi eluvaim sees, see jõuab täitsa rahulikult teisel poole kraavi minna. Ma ühe korra ütlesin Juhanile, et kuule, joo see auto sul ikka vähe logu ka oo. Juhan kermas mulle otsa ja põrudes. Teed sa, milles auto logu oo? Auto on logu siis, kui vares lennab sõidu ajal ukse vahelt sedamoodi sisse, et tiivast kokku ei pane. Ja mulla üsna ükskõik, mihun see auto pees, et ma perselmaas edas saa. Vaata Juhane, kui hea kalal käia. Sa võid sõidu ajal üsna vabalt ukse lahti tehja, välja minna, metsa all mõne marja suhu pesta ja keha kergemaks lasta. Selle järgi teed paar nobet sammu, istud autosse tagasi ning võid juttu täpselt sama koha pealt edas rääkida, kus ennem poolel jäi. Juhan rääkis, et ta oli ühe ummigu vara välja mörda vaatma läinud ja nõnda, kui ta poe juurest suure tee peale
ülese keeras, olid sinivalged tee ääres ees ja pidas autost kinni. Eks nendest peab ju ka aru saama, nad peavad kuidagimoodi oma talveriiede raha välja teenima. Ja Juhanil on trihm peel lahti ja jõudnud sinna siiski ümber tõmmata. Vaata, Kärdel oli eelmise õhta mingisugune pralle olnud ja eks neid senne pärast kõik puhuma pantigid. Nenda, kui Juhan kinni peeti, nenda kerinud akna alla hüüdnud kohe, et ma pole pidus käinud. Ei see tähendanud medad. Ekka pesteti toru suhu ning kästud puhuda. Juhan teinud korra puh. Ei, see ei aitanud. Juhanil kästud sedamoodi puhuda, nad õhupalli täis puhudakse. Juhan pand siis täie paaru peale nõnda, et politsei poiss hoidnud ühe käega alkumeetrist ja teisega autost kinni, muidu oleks tuulda tee pealt menem viinud. Aga vastus oli äkka 0-0. Vaata see nagu ühe emaste mehega juhtus. See käis jälle oma vana sigu liiga Saaremaal Õlletoobril. Ja et auto pole mette esimeses nooruses olnud, siis olid polismanid 100% kindlad, et see mees ei saa mette kaine olla, see peab igal juhul joonud olema. Ja oligid sedasi, et emast mees on natust maad sõita, kui aga jälle kinni peeti ja puhum panti. Ja sedamoodi 6 korda järjest. 7. korra aegus oli ta politseile lõpuks ütlenud, et viimane tund aega sisse hingamine läbi nina käinud, aga välja hingamine tuleb kõik toru kaudu. Ja, Juhani jauks ei ole tõesti neid torusid mitte päris raidata, sest ta oli omaga sõuki leping teed. Suu teeb ta mihesti magusaks jaanipäeva ja vana aasta õhta. Ja ennem keerab väimees Juhani autol kõik rattad alt tee, et mitte mingisugust kiusadust ei tekiks ja kui pühad läbi, siis pantaks rattad jälle tagasi, ogid kõik. Juhan tuli tänavast jaanilaupäevta meile. Pudel oli pöus ja omal oli suu nii pitkal mujul, et kui poleks kõrvu ees olnud, siis oleks suunurgad kokle peal kokku saanud. Ma küsis, et mis asja sa õitsed? Juhan seledas, et ta käinud Tallinnast tütard vaatmas ja hea meel, et pole peelennas pekse saanud ja püksid jähid ka jälga. Sest seal on kinnegi tähtsa asjamehe, kes kuskis poolt väljamaalt Eestis visiidi peale tuli, senne vastu võtmine. Nõnda, et 8 politseinikku oli olnud 1 ruutmeetri peal ja pommikoerad ammustanud kesklinnas kanalisatsiooni kaivu luukest lahti. Siis vedas Juhan näu tähtsaks pehe tagasi ja teedustas, et ta on nüüd võimule lesemal. Ma küsis, et mis mood sennest aru saada. Ja Juhan seledas, et siis, kui jälle viimati need kohalikud valimist olid, siis sokudanud ta väimes ennast ka ühe nimekirja sabase. Oli selle nimi mehed ei nuta või naised ei jäta, see polnud Juhanil enam meeles, aga nad saidki võimule. Et keskid oli volikogus jälle teise ameti peale läinud, kas siis ametnikuks või midagi muuks, ning selle moodiga peesend Juhani väimes -2 eelega volikogu liikmeks. Ma küsis, et mismoodi siis see võimalik on. Juhan seledas, et see on väga lehtne. Valimiste aegus pole ta väimehe poolt keskid eeledanud. Aga oma naine ja naabrimott olid vasta. Sedast tulebki, et väimes hakkab nüüd -2 eelega uusi seedust tegema. Ma ütlesin, et miks ta oma ligemisest nõnda sandisti räägib, et teine ju küll kaugsõidulaevas kokaks olnud ja sõsustel laiust kraadide peal sõitnud, kus jälle ajavahe nõnda suur oli, et isade emade päev kokku said. Ning ta muistis ju nõnda keerulist sopi valmis teha, et sa ei teednudki, et kas sa pead söömise jaoks lusiga võtma või Hiina restoranist pulgat tooma. Juhan arvas, et senne kohta pole tal midagi saanud öelda. Et sösune mees nüüd poliitilist porsi keetma hakkab, vaata senne oda igal juhul maha eeledanud ning sii ei ole seeduse parandusest ka mitte mingit sust kasu. Juhan torises veel, et väimes poiss oleks võinud sõjaväes omal ajal käia, aga katsus seeltki eemal hoida. Vaata, siis oli üldse üks segane aeg. Kremli vanadekodu pole jõudnud Vene kord enam kinni hoida ja julgumad lehvidest see egaspool juba sinimust valgeid. Vaada, mul on see aeg meeles ja heasti meeles. Siis vöödi ju neid poisse, kes pole Nõukogude armees enam menne tahtnud, tööteenistuse, vot oli üks õnne värk. Ja naised olid õhtust lõpsi just lõpedamas, kui sootehnik ise kohal sõites ning teedustas, et oome umigu tuleb asenduse lõpsja. Hilda oli kaua lautas tööl olnud ja kui ta seda rõõmusõnumit kuulis, oli tal nende hea meel, et unustas vasigad jootmata. Aga kui me ei kuuldsime, et see uus asenduse lõpsja tööteenistuse poiss,
Vaata siis jähime te suu kinni nad tüdrugu aida uksuveöösse külapoisi eest. No sennest ma saa aru küll, et sõduriks sai sünnida mitte, nagu raamatut kirjutavad. Aga kas see sõduriks sündimata asi lüpsjaks sündima pidi? Vaata sii pidi mei koos vanajumalaga nüüd ämmaemandamaks hakkama. Järgmise ummiga olid käik platsis, keskid pole julgenud kuju jääda. Siis ta tuligid. Ei pealt ja pole tal midagi viga olnud. Petk vebalik, pisin pipuudu nena all ja kus siis jälle ma pidi teedma, et sellest ühe korra Johani väimes saab. Meie hakkasin muidu tuurima, et kui lesidelt ta üldse lehma näinud oo. Ta ütles, et umbes 3 meetri pealt, et nendel on kodu ühna suure ekraaniga televiisor. Ja samast ummigust hakkas trall peale ka. Ei, seda ei saaks ütelda, et ta laisk oleks olnud. Ei, vastapidi. Ta oli enda nobe, et kui saa taale midagi seledest, ega tal pole aeg olnud siin tee kuulda mitte. Ta tegi aga peale, jah, ja kadus oma punaspataljoni juurde. Ainult, et senne moodiga ta sai teeda, mis tehja tuleb, aga mis moodi tehja? Vaata, sii pidid nüüd jumal ning Ilda arm juhadama. Ilda oli lautas ju kõik see kõrgem, ma ise oli senne aegus karjaguks. Naised seledest jälle poisile, et käikse pealt anna loomdele jähud ette, et ega lehma kohta soo tahvel ja senne peale kirjas, kui palju lööp saab ja kui palju jähu peab andma. Eks ta oli muidud lehtest lugenud, et lehmad lööpsvad vähe ja arvas nüüd senne numbri, mis jähuports oli välja lööpsiks ning jähu andis siis jälle välja lööpsi numbri järgi. 3 kotti läks 4-5 lehma peale, siis olid jähud otsas ja naised pole kohe ka mitte muistnud, et mis asja ne lehmad lõuguvad natles sänku mehed toombe väravade vahel. Ei aidanud midagi, tuli omse arvelt loomad ees ühete. Siis sai poisil öeldud, et lehmadel on eellöps ka ja seda tuleb käsitsi tehja. Ja ma läksin siis huvi pärast vaatma, mismoodi see asi tal välja kukub. Poisil oli tilk nina otsas, ise sikutab tissi, piim jooseb aseme peale maha ja kiidab sel juures võidurõmse näuga, et 2 tükki on eellöps, mis on nüüd läbi teinud neo tühad ja preet algus asi ja küll ta varsti naistel järgi jõuab. Eks tal jähid asemed muidud puhastamata. Ma siis ütles, et tehku peale löpsigid, et sii pole ju kuntsi mida, tõmma roobiga sepp trenni rapuda pärast turvast peale. Ta tegi jälle jah ja läks. Ja siis käis ermus kiljadus üle lauda, ma pani padavais enne. Eks Hilda oli punikud vaatma läinud, kes nende peevade sees poegin pidi. Ja siis ta nägi, mismood see puhastamine käib. Poiss oli võtnud vaakumvooligu, keeranud kraani lahti ja puhastanud asemed seda samati, nad oleks tolmuemega koduväiva pealt tolmu võtnud. Hilda kiljaduse peale tegi punika porti 2 tüki mulligat, keskust ennast rangide vahelt lahti lõugust terve lüpsi vahe heinaverna otsas. Õhtu meelidasim jähuga alla. Ja kui muidu said naised ikka õnnesoovide ajaks kuju, siis enne päeva luges Kirill Teiter Vikerkäes juba lõunast laipast kokku. Ma läksin siis loomi õhtuse lüpsi jaoks karjamal tee aema ja nenda, kui ma laudal lesemale jõudsi, kuuldsime äkist, et mootor undab peenigese eelega, lehmad karjuvad. Ma pani jooksu. Ma jõudsi lauta. Jumaleige oja küll. Poisil oli vaakum nenda põhja keeratkut annab. Liidik, pesine löpsma tulnud mulligas perset pidi löpsi massinas. Poiss hoiab jalad vastu sõime ja peab saredest kinni, et tervet loomatoru sai tõmmaks. Ma siis kärades, et mis lollus sa si teed? Poiss vaadas mulle alt otsa, nad ristlinu poeg ütles, et ta tahtnud medel ülladuse tehja ning kõik 100 lehma ennem löpsi eelöpsta. Ja ülladust oli nenda palju küll, et Liidik tuli pärast seda Kõrgesaare lihakombinaati saata. Sõune koht oli Hiiumaal siis veel olemas. Sest nii kui mootor käima panti, paristas Liidik kõik sennemesta söönd oli lauta mööda laiali. Kiha ei pidanud peale nõukest üleelamist, mida tassi enam kenne. Ühe korra oli jälle häda. Milli ei lase massinad alla panna. Me siis õpetasime, et tõmma ühe käega saba jalge vahelt läbi üles ja teise käega pesta massin alla. Poiss tegi jah, minekut. Ja mis ta tegi? Senne asemel, et lehmasaba lehmajalgte vahelt läbi tõmmata, nad meie õpetasime. Tõmmas ta lehmasaba oma jalgte vahelt läbi. Milli hakkas senne peale nõukast lehmaadat tantsime, et piimanõu tuli nad tiibrak kätt üle Pärsia lahe ja plahvades vasigate boksis. Aga vaata, midad moodi ta siiski targemaks läks. Nenda tuli moole ütlema, lehm aeb pulli. Ma ütles, et ei sii pole muud medad, kui jälle tuleb kunstlik semende välja kutsuda ja poiss tegi jälle jah.
Ma läksin muuturruumi piiluma, et mismoodi see asi edasi läheb. Ta helistas kontori läks lauta, pesi lehma ilusti puhtaks ning vedas sinne siiski ettepidi puhkeruumi. Kunstsemendaja tuligi, et suur tugev mees. Poiss tegi 2 tükki nagi vabaks ja ütles, et siia riputage pintsak ja siia püksid ning ma ei jäta teid nüüd lehmaga kahekesti. Ei tea, mis seal veel oleks juhtunud, kui ühe umigu poleks sõjakomissariaadi Ivan Villi Säkisti lauda juurde sõitnud. Eks nad tulid kadunud kahurleha otsima. Ma sokutasi poisi liidiga koha peal rangide vahele, viskasi oma vasiga nahast kasuga üle ja käskis tal vagavasti olla. Kõik olekski kordes olnud, kui mitte üks kuramuse lepnik poleks oma nina senne toppinud, kus poleks taris olnud. Ta hakkas küsima, et miks te ei seda looma ei lööpsa. Ja Ilda, kes juba niigi ermu täis oli, pistaski poisile massina alla. Sennest, mis edasi juhtus, ma preegigi, et igastahes pole poiss seda välja kannatanud ning andes ennast vabatahtlikult üles. Ütles, et läheb kas või Polarione taha teenima, kus ainam emane asi on emane jääkaru. Hullem kui lauta sai sunni mitte kuskis pool olema. Aga ma mõtlen jälle sedamoodi, et ehk ne poliitiku tegemist tahtvad, aga üks on kinnel, lehm ja lauto igavest nenda kaua, kui inimesi maamuna peal ringi krängib. Oda, kus kohta ma oma jutuga nüüd jäi? Jaanipäeva juurde ju. Eks vanamor sai aru küll, miks jauks me teeled laudauksest läbi käisid. Medel oli pudel juba veerendi peal. A pole vanamor sennes kordes mitte kuri olnudki. Ta tuli meite juurde, leikas veel tomaatist lahti ja pani vorstirattuid taldrigu peale. Ja siis me hakkasime Milvid meele tuledama. Sennest on nüüd jälle 2 aastat, kui Milvi maamulda läks, andku vanajumal talle head kerged jälge Peetruse juures siibrid alla ja alt tee vedada. Milvi oli elupäevad haigemaas sanitariks. Aga kui sa senna läksid ja Milvi soole kalidoris vartujutust tulema, siis oli ta vähemalt peaarst. Pea oli nenda püsti, et ta pole metsega ka mitte ette näinud. Ja astumine oli tal ermus tehe. Ma ühe korra lugesin üles, ta tegi 66 sammu telliskivi peal ennem kui maha sai. Aga Milvil oli üks viga. Ta armastas napsi vette. Ja ühe korra läksid Kärdile oma sõpranna juurde ning kukkust seal veinisesse muljuma. Kaua sa ikka muljud, sest tärn saab ühe korra täis ka. Nõnda, et Milvil läks süda pahaks ja padavai kämmergu. Aga see ei olnud jälle sõune kämmerg, nagu me ei nüüd harjunud oleme, et tõmma vett ja täna taevast, et said lahti raskest vaevast. See oli ikka vana sääduse kämmerg, mis oli ukse kõrvas, trepi juures, seal oli loomulik ventilatsioon, tuul käis kenasti läbi ning seda tühendati ainult talvaegus. Et kui see jälle püramiid sul külmaga nenda kõrgeks kasus siia ülese, et sul kaniga see kinni hakkas, vaata siis leigati vuksaega see torn maha. Vöödi kaendlu ja visade kardulmaa peale, see nägu oli põld ka veetat. Aga sennes kordes oli suine aeg. Milvi sai oma korda ja nenda, kui ta augu pealt kerkis, ehmadas ise ka . Nägu oli poole lühemaks jäänud, sest valehambud olid läinud kõik see täiega. Mis sa nüüd teed? Ei aitanud medad. Sõpranna tõi tasku lambi, Milvi ajas pea auku ning seda moota seal madistas, et see pool, mis muidu üleval pool prellauda ja ajalehte loeb, oli nüüd allpool ja see pool, mille jaoks ajaleht jälle tarise, oli üleval pool prellauda. 20 minuti mängis Milvi kaevurmatid, siis sai kereld jälle vöngi peeltee ning kui Milvi kerkis, siis ta soenguli sõuki just, kui pomm oleks kadaga pööse tulnud. Mis sai või? Ei midad, Milvi jälle pani hambad suhu ja läks hommigu tööle. Ja vaada, see südant liigutav asi, et mei vanamori käest pole õiende saanud mitte, tegi Juhani nenda ärdaks, et ta hakkas oma noorust meele tuledama. Möös moota oma tulevast noorigut, praegust vanamori siis, semmanel tantsides ja 6 nädalt aega ega laupäõhtu pidult koju saates. Juhan pole rohkem julgunud kui küsimisega, et äga sul külm ei ole. Sennemoodiga saanud tüdrugu kätt katsuda. Vanast oli ju teine aeg, kus jälle uusaasta ei tulnud mitte ennem jõulusid, kui sa must õigesti aru saad. Ja siis ühe õhta, olnud oktoobrikuu juba, nad olid 2 tund aega ühe koha peal tüdrugu väravalappis, teise vastas värisend. Ilm oli ju vilu. Juhan ütles, et ta oleks enne õhta eere pealt julgunud isegi musu võtta. A nina joosnud nenda ärbsasti vett, et vuntsid on tühna liges.
Ja ega siis sõukses olukordades sünni sõrte vahelt tatistame ette. Juhan hakkanud jälle taskust rätikud arutama, aga rätikuga koos tulnud kogemata taskulamp ka välja kukkunud kiviaja peale ja veerend sealt kolinal alla. Ja kui üks plekist asi sedamoodi kolinat teeb, siis tuba seda ei kuule, aga koer toa taha küll. Ja koer on selles peres nõnda kuri, et kui ta pole peeva kedast ammusta saanud, siis läks õhta ise omal kallale. Ja kui Sõune elukas nüüd värava poole tulistas, ehmades Juhan hüppas üles ja pestis üle aidade kodu poole. Petkast ühe koha peal seismisest olid isa vanad saapad porisesse enda kinni jäänud, et tallad jäidki senne samase. Teise ummiga tulnud naabri peremees nende juurde ütlenud, võta oma tallad ja kui sa tüdrukut tahad, võta see ka, mis sedast muidu külmetad, mul neid taris ei ole. Nende sõnade juures jäi Juhan äkiste vakke, tõusis siis ühna poisigese näugemede juurest püsti, soovis eed jaanipäeve ja läks kuju oma nooreks Regit naise juurde. Ja see on ilus õhtu oli.